Teine tööriist on vaprus. Vaprus on tegutsemine hirmude kiuste. See ei ole hirmu puudumine. Kui sa oled hirmu mõju all, ärevuse mõju all ning kardad juba ette oma tegutsemise võimalikke halbu tagajärgi, läbikukkumist või enda ees häbisse jäämist, siis loomulik reaktsioon on see, et sa valid passiivseks jääda ning jätad oma eesmärgi suunas esimese ning ka kõik muud sammud astumata. Teisalt, kui sa hakkad tegutsema, aga ärevus kontrollib sind, mitte sina ärevust, siis sa oled tõenäoliselt piisavalt ebakindel, et ebaõnnestuda. Ja see on kindlasti, mida sa ei taha. Milles siis lahendus on? Kuidas saada end vajalikus, kuid ohtlikuna näivas situatsioonis liikuma ning kuidas siis kindlalt liikuda? Kuidas olla vapper ning tegutseda hirmude kiuste? 3 asja. Esiteks, asi tuleb ette läbi mõelda. Sa pead vahet tegema sellel, mida on mõtet karta ja mida mitte. Enamik hirme on peamiselt meie ettekujutluse vili ja samas mõned hirmud on sellised, mida on selgelt vaja arvestada. Me vaatame näiteks hirmu avaliku esinemise ees. Kui me oma ego pärast muretseme, teiste arvamuse pärast muretseme, siis tavaliselt me alati võimendame sellise hirmu üle ning taolist asja ei ole mõtet karta ning ei tohi lasta end sellel pärssida. Ja samal ajal libedal teel suvekummidega liiga kiiresti sõitmist on igati mõtet karta. Kui sa ei saa aru miks, siis ma soovitan proovida. Me väldime teatud asju sellepärast, kuna me kardame, et võimalike tagajärgedega on meil raske toime tulla. Järelikult selleks, et suuta rahulikult ja kindlalt tegutsema hakata, on vaja hinnata negatiivsete stsenaariumite realiseerimise tõenäosust. Ja samal ajal pead ka mõtlema, et juhul kui halvim siiski juhtub, kuidas sa sellega toime tuled. Kui sa oled selle läbi mõelnud ning sul on plaan, sul on kindlus olemas, siis sa võid see rahulikult liikuma hakata. Teiseks on vaja valmistuda. On vaja ennast meetodi osas valmis panna, sisu osas, tehnika osas, moraalselt ja loomulikult ka vaimselt. Sa pead nägema ette, milline on sinu parim asjade käik. Sa pead harjutama, sa pead varuplaani välja mõtlema. Kui sa oled ennast maksimaalselt valmis pannud, siis pane tähele, see ise juba maandab suure osa ärevusest ära. Sa oled kindel, sa oled julge, su näol mängleb selline naeratus, mis ütleb, et ma lähen peale, ma teen selle ära. Nii et teine samm oma ärevuse ja hirmu kontrolli alla võtmises oli valmistumine. Ning kui me oleme ennast maksimaalselt valmis pannud just nagu meetodi ning sisu ja valmisoleku mõttes, siis 3. ning viimane samm on keskendumine ning tegutsema hakkamine. Esimese sammu tegemine. Kas siis, kui kõhus on ikka veel mõnevõrra õõnes tunne või kui süda veidi väriseb või kui suus kuivab. Olen aastaga õppinud, et parim viis hirmust jagu saada on hirmuallikale julgelt vastu astuda. Teha seda, mida sa kardad. Ja kui teed seda, olles asja enda jaoks läbi mõelnud ning analüüsinud ning ka korralikult valmistunud, võid sa ebakindlust tekitavale olukorrale või riskile julgelt vastu minna. Ja pea meeles, et hirmul on tavaliselt suured silmad. Enamik hirmudest ei vääri kartmist. Nad röövivad sult osa enesehinnangust ja teevad sind nõrgemaks, kui sa tegelikult oled. Siis samal ajal hirm võtab sult energiat ja takistab sul seeläbi oma eesmärkide saavutamist või teeb selle palju raskemaks. Ning kui sa tahad kätte saada seda, mis sind tegelikult paelub, siis pead sa olema julge ja tark. Pead analüüsima, mis võib sind eesmärgi saavutamisel segada. Pead läbi mõtlema tegutsemise võimalikud halvimad tagajärjed ning otsustama, kuidas nendega toime tulla. Kui sa oled selle enda jaoks läbi mõelnud, siis valmistu, keskendu ja tegutse maksimaalse kindlusega. Mida selle jutuga peale hakata? Kuidas saab vaprus sind aidata? Kõigepealt on hea mõte peeglisse vaadata ning küsida endalt, kuidas on sul vaprusega lood? Kui tihti jääd sa toppama veel ennem, kui stardipauk kõlab? Kas sul on tendents ohte üle võimendada ning pettumuse vältimise huvides suuri ja raskeid asju vältida? Mis asju ma siin silmas pean? Näiteks uuele töökohale kandideerimist või selle vältimist, näiteks uue ja riskantse projekti ettevõtmist skaalal, mis on sinu jaoks harjumatu, või välismaale õppima või miks mitte ka tööle minekut. Või kas või lumelauaga sõitma õppimist, kui sa oled eluaeg suuskadel tulnud mäest alla. Või auväärse seltskonna ette esinema minekut või kui soovid, siis otsesaatesse külaliseks minekut. Mida sa oled tegemata jätnud ja siis kahetsenud? Äkki pole veel
hilja vaprust enda kasuks tööle panna ning sama asi ette võtta? Või kuidas sa mõtled ning mida teed tulevikus, kui oled näilise ning samas nii reaalselt tunduva ohuga silmitsi? Ma ise loodan, et see väike mõttearendus vaprusest tuleb sul vajalikul hetkel meelde ja toetab sind sulle oluliste asjade poole liikuma hakkamisel ning nendeni kindlalt välja minekul. Lõpetan siinkohal tsitaadiga, mis mulle omal ajal väga meeldis ning meeldib tänagi ja loodan, et see meeldib sullegi. Arg sureb 100 surma, vapper ainult korra.